Seoses saabuva jõuluperioodiga saabub Tööinspektsioonile alati päris palju küsimusi seoses riigipühadel töötamisega ja lühendatud tööpäevaga. Püüame kõigile nendele küsimustele selles videos vastata. Aasta lõpus on nüüd siin 3 püha, jõululaupäev, esimene jõulupüha ja teine jõulupüha vastavalt 24, 25 ja 26 detsember, mis on riigipühad ehk nii-öelda punased pühad. Nad on osadele töötajatele vabad, aga mitte kõigile. Ja siin tulekski eristada seda, et kas töötatakse summeeritud tööaega ehk graafiku alusel ja kui töötatakse graafiku alusel, siis tööpäevad võivad joosta ka riigipühade peale ehk et need päevad ei pruugi olla kõigile töötajatele vabad. Kui töötatakse esmaspäevast reedeni ehk niinimetatud tavalise tööaja alusel, kõige tavapärasemalt sekretärid, administraatorid, kontoris töötavad inimesed, et nendel on enamasti jõulupühade vabad päevad. Lühendatud tööpäevad on jõululaupäevale eelnev tööpäev 23. detsember ja uusaastale eelnev tööpäev 31. detsember. Aga siin tasuks meeles pidada, et on lühendatud ainult sellisel juhul, kui töötaja sellel päeval reaalselt töötab. Et kui see on töötaja jaoks graafikujärgne vaba päev, siis ei ole päeva, mida lühendada. Aga kui 23. või 31. detsember on töötaja jaoks tööpäev, siis on see 3 tunni võrra lühem. Olenemata sellest, kui pikk tööpäev töötajal tavapäraselt on. Kui tavapäraselt on 8 tundi, siis lühendatakse seda 3 tunni võrra. Kui tavapäraselt on 12 tundi, siis lühendatakse seda tööpäeva 3 tunni võrra. Kui inimese tööpäev langeb riigipühale, vastavalt 24 kuni 26 detsember, siis on see topelttasuga. Ehk töötaja peab saama 2-kordse töötasu sellel päeval töötamise eest. Kui töötaja põhipuhkus on näiteks 21. 27. detsembrini, siis on ta töölt eemal olnud 7 kalendripäeva. Aga põhipuhkust on ta kasutanud 4 kalendripäeva, sellepärast et sinna sisse jääb 3 riigipüha. Jõululaupäev, esimene jõulupüha, teine jõulupüha ehk 24 kuni 26 detsember ja riigipühadel põhipuhkust kasutada ei saa. Ja nende päevade eest ei saa ka tasu, ehk töötaja on eemal 7 päeva, aga põhipuhkuse päevi kasutab 4 ja ka põhipuhkuse tasu saab 4 kalendripäeva eest. Kui nüüd töötaja tahaks kasutada 7 kalendripäeva põhipuhkust, siis põhipuhkus peaks kestma 21. detsembrist 30. detsembrini. See on 10 kalendripäeva, aga põhipuhkust on kasutatud 7 kalendripäeva. Tihti küsitakse, kas lühendatud tööpäeval töötamine toob kaasa ületunnitöö. See võib tuua, aga ei pruugi. Ja siin tuleb jälle samamoodi eristada summeeritud tööaega töötajaid ja tavalise tööaega tööaja alusel töötavaid töötajaid. Kui töötaja töötab summeeritud tööaja alusel graafikuga, tal on 23. detsembril näiteks tööpäev, lühendatud tööpäeval ja kokkuleppel võib tööpäev jätta ju lühendamata, et ta 12 tunni asemel peaks töötama tavapäraselt või lühendatud tööpäeval 9, aga töötaja tööandja teevad kokkuleppe, et ei lühendata. See kokkulepe iseenesest on lubatud, kui mõlemad pooled on sellega nõus. Aga lühendamata jätmine ei pruugi kaasa tuua ületunnitööd, sellepärast et ületunnitöö selgub arvestusperioodi lõpus ja kuna summeeritud tööaega töötajate töötatud tunnid ja ületunnid selguvad perioodi lõpus, kui perioodi lõpp on näiteks detsembri lõpp ja töötajal loetakse töötunnid kokku, et võib-olla ta mõnel teisel päeval töötas vähem, et siis tal ei pruugi mitte ühtegi ületundi tegelikult tekkida. Et sellega peab arvestama, kui tehakse kokkuleppeid, et kas jätta tööpäev lühendamata või mitte, sest et see lühendamata jätmine on kokkulepe ja töötaja ei pruugi olla sellega nõus, ehk et mõlemad pooled peavad olema sellega nõus. Ja meeles peab pidama, et see ei pruugi tõepoolest kaasa tuua ületunnitööd. Kui me räägime tavalise tööaega töötajatest, kes töötavad esmaspäevast reedeni 8-5 ja kui neil töötajatel tööpäeva ei lühendata, ehk ei ole 8 tunni asemel 5 tundi, siis nende jaoks need 3 tundi on tegelikult ületunnitöö. Kui töötaja kasutab detsembris põhipuhkust ja sinna sisse jäävad riigipühad, siis tuleks arvestada sellega, et riigipühadel põhipuhkust kasutada ei saa.
Toome ühe näite. Ütleme, et kui töötaja puhkab 21. detsembrist kuni 27. detsembrini, siis on see kokku 7 kalendripäeva. Aga kuna selle sees on 3 riigipüha, siis põhipuhkust on töötaja kasutanud 4 kalendripäeva, kuigi ta töölt on eemal olnud 7. Ja põhipuhkuse tasu saab ta samamoodi 4 kalendripäeva eest. Tihti küsitakse, et kui nüüd töötan töölt eemal 7 kalendripäeva, et kas põhipuhkus pikeneb automaatselt riigipühade võrra. Puhkus automaatselt ei pikene, ehk siis kui töötaja sooviks on kasutada 7 kalendripäeva põhipuhkust, siis peaks kas siis juba puhkuste ajakavas, mida siis koostatakse aasta alguses või siis, kui puhkusele jäetakse avalduse alusel, siis avaldusse või siis sinna ajakavasse märkima põhipuhkuse kestvuse 21 kuni 30 detsember. See siis on 10 kalendripäeva, põhipuhkust on kasutatud 7 kalendripäeva ja tasu saadakse ka 7 kalendripäeva eest, kuigi töölt on eemal oldud siis 10 kalendripäeva. Ole kursis töömaailma teemadega. Kliki telli või subscribe ja näe kõige uuemaid videoid esimesena.